Nii, aga järgmiseks ismiks on meil konservatism ja seda võib pidada mitmeski mõttes liberalismi vastandiks. Kui liberaalid olid Prantsuse revolutsiooni ideedest täiesti vaimustunud, siis konservatiivide jaoks oli Prantsuse revolutsioon hoopis midagi väga hirmsat, sest see oli olnud nii järsk ja vägivaldne ja sellega oli kogu ühiskonnakorraldus uppi löödud. Konservatiive oli muidugi ka erinevaid. Mõned äärmuslikumad konservatiivid tahtsid lihtsalt kaitsta ja taastada kuningavõimu ning aadli ja kiriku vanu eesõigusi. Aga olid ka teised, kes möönsid, et olgu, et võib-olla tõesti on ühiskonnas vaja teha muutusi, aga neid ei saa teha nii järsult, neid ei saa teha revolutsioonide läbi, vaid neid peab tegema tasapisi, tipa-tapa, reformide kaudu. Konservatiivid leidsid, et ühiskond on keeruline tervik ja kui sa hakkad korraga kõike muutma, siis tulemuseks on kaos. Liberaalid olid suhtunud vanadesse traditsioonidesse, nagu näiteks religioon ja kuningavõim ja aadlitiitlid ja muu selline, umbes niimoodi, et need on kahjulikud, iganenud lollused, mis aitavad lihtsalt säilitada ebavõrdsust, ehk siis seetõttu tuleks traditsioonidele lihtsalt anda jalaga. Aga konservatiivid leidsid, et traditsioonidel on oma mõte sees ja et kui nad on nii kaua püsinud, siis järelikult on neis ka midagi head, mida on põhjust väärtustada. Erinevalt liberaalidest ei pidanud konservatiivid vabadust ja võrdsust üldse oluliseks, vaid nende meelest oli normaalne, et ühiskond peabki olema hierarhiline, ehk osa inimesi on tähtsamad ja jõukamad ja teised on vähem tähtsad ja vaesed. See oli nende meelest normaalne. Ja konservatiividele näiteks ei meeldinud, kui riigivõimu või valitsejat kritiseeritakse või veel enam naeruvääristatakse. Isegi kui kuningas on loll või tola, siis ta on ikkagi kuningas ja temasse peab suhtuma aupaklikult. Seepärast pooldasid konservatiivid tihti sõnavabaduse piiramist ja tsensuuri. Konservatismi ideede kõige paremaks näiteks oli Viini kongress, sest selle otsused olid selgelt konservatiivsed ja vana korda toetavad. Ja ilmselt teile ei tule üllatusena, et konservatismi poolehoidjad olid esialgu aadlikud ja vaimulikud. Ehk siis kokkuvõtlikult võib öelda, et kui liberalism oli umbes, et vabadus, siis konservatism oli, et võtame nüüd väga rahulikult.